No tere jälle siis. Nädal on meil mööda läinud ja põhimõtteliselt räägime siis, mis meil siin vahepeal toimunud on. Ma käisin jälle eile, jah, 20, mis iganes on, 26. käisin linnavalitsuses Miereses ja on jälle midagi, mida rääkida siis töökoja tegemiste kohta, asjaajamiste kohta. Aga ma arvan, alustame sellest, ma eile streamis rääkisin juba 4 korda seda sama juttu, et võib-olla ma midagi unustan ära, võib-olla mitte, loodetavasti mitte, aga vaatame, mis meil siin jälle nädalaga tabelis toimunud on, et saame jälle korra siia pilgu peale visata, et rahasummadele, asjadele ja siis selle üleal, kas need on kõik tagurpidi kindlasti, aga tegime nüüd ma praegu tegin ära enne videot, et saaks videosse kõik siis, kes siin, kellel YouTube'i kanalid on ja kes donanud on, siis saavad siia, tegime selle YouTuberi ämbri, mis tegime. Mina praegu tegin, aga nende vaatajate mõtte streamis oli, kes kõik käivad. Ja siin on juba see, et igal pool on YouTube'i märgid praegu kasutuses. Me peame võib-olla neid juurt hakkama lõikama. Telk on 2 korda, tema ei tahtnud ära kaduda, ehk siis ta eile tegi veel dona. Igatahes praegune summa kõikide nendega kokku arvutatuna on meil peaaegu 2700 €. Peaaegu 20% on siis eilse seisuga oli see 26. veebruar, ehk siis 3 nädalat sai eile streamimist täis. Ülikõva. 2700 € põhimõtteliselt koos 3 nädalaga, see on räiged summad ikka. Et aitäh kõigile, kes käivad striimi vaatamas, kes donavad striimis, kes striimi väliselt on donanud, kõik asjad. Et ülikõva, suur aitäh. All on descriptionis endiselt link, kuhu saab, mille kaudu saab infot selle töökoja toetuste kohta. PayPali lingi panin ka nüüd, või mitte lingi, vaid siis e-maili, mille peale saab kanda, sest et Streamlabs võttis selle, ma võib-olla rääkisin seda, Streamlabs võttis vahelt raha, et kui otse selle meili peale kanda või PayPalis läbi meili, siis tuleb see raha, mida kantakse, et ei võeta mingit protsenti kuskilt maha. Vot nii. Ja siis, ega siin rohkem midagi olegi, peaaegu iga nädal oleme siin streaminud, 2 korda jäi nüüd vahele, laupäeval sai siin Pabloga käidud natukene söömas ja joomas ja siis üks päev jäi veel, üleeile jäi vahele või millalgi. Aga vahepeal peab siukse pause tegema. Nii et kes seda videot näeb siis 28. ehk teie jaoks tänasel päeval, siis täna striimi ei toimu, et täna on jälle külla minek ja ei tule lihtsalt. Nii et vaadake õhtusse siis üks väike video ära. Igades, kõik, kes striimis on käinud, kõik teavad seda juttu, mida ma siin rääkima hakkan, sest et osad kuulsid seda eile 4 korda juba. Et tulge striimi, tulge vaadake, mis me teeme. Iga kord midagi ägedat ei tee, praegu on selline rahulik aeg, pole kogu aeg midagi teha, siis jutustame, millegi pärast kogu aeg 3 tundi tuleb lihtsalt jutustamist täis. Aga jah, siin sai, räägime siis niisama ka, siin sai vahepeal Honda täiesti kokku laotud, sai Hondaga tiirud tehtud, siin olid vahepeal 20-kraadised ilmad juba ja käisime siis, streamsime ka sõitu, mis ei tulnud hästi välja, sest et pilt ei olnud kõige parem, aga sõidetud sai, midagi sai nähtud, sai testitud, et sellega oli hea. Vot, nii, aga alustame tähtsatel teemadel siis. Eile pidime minema 26. detsembril alguses Oviedosse Birgitiga asju ajama, siis ma mõtlesin, ma lähen Birgitiga töökotta ja siis linnavalitsusse. Aga läks niimoodi, et meil jäi Oviedo sõit ära, hommikul kirjutasin siis kell 9 aeg Pablole, et tuled muga kaasa, lähme vaatame, teeme need asjad ära, lähme linnavalitsusse. Õnneks ta oli suht alles ärganud, kella 10 saime kokku, kihutasime siis töökotta paberit täitma. Paberitel oligi siis minu andmed vaja veel peale panna, tema oli varasemalt siis tehnilise inseneriga ära täitnud need linnukesed asjad pannud, mis kuhu vaja oli. Ja mina pidin siis märkima oma aadressi, nime, telefoninumbri, e-maili, kõik siuksed asjad. Ja veel oli vaja märkida siin siis, see on lihtsalt selgitus, mis koht see on. See on mootorratta töökoda. Siis denominatsioon on siis uus nimi,
siin on mingid numbrid, aga see oli katastri number, mis ei ole nii tähtis. Igatahes, jätame hetkel ikkagi motos meeres, sest et nad ütlesid, omanik ütles ka, sa võid ju selle praegu jätta. Ja jah, siis kohe varsti räägin sellel teemal ka natuke täpselt. Ja avamisaeg oli ka vaja märkida, 1. juuni 2026 võiks siis selle töökoja nüüd avada ja siis nii ongi, et tema läheb 21. mai pensionile, ideaalis võiks 1. mai mina tööuksed või uksed avada. Aga motos meeres. Põhimõtteliselt jah, kui ma täitsin seal, siis ma ei teadnud, kas ma panen siin Linrostel noorte või mis, aga ütles, et võid jätta praegu selle kõige kergem ja seda saab ükskõik millal muuta. Tal on praegu ju seal helendav see plafoon, mis on valgustiga on olemas ja igal pool on motosi meeres. Pablo pärast, kui jalutasime linnavalitsus, ütles ka, et jätta mingi paariks kuuks, pooleks aastaks äkki üldse motos meeres. Et inimestele meeldib, kui on vana nimi, kõik asjad, ütles, et võib-olla võivad siin hispaanlased ja veits imelikud olla sellel teemal, et kui nimi muutub, siis ei ole nii hea. Ja pärast ka käisime hiljem Birgitiga veel läbi sealt ja siis ütles ka, et jah, see, et algus motos meeres jätta on hea, sest kõik teavad motos meerest ja kõik räägivad sellest ja siis on kergem inimestel leida ja ei ole uut juttu vaja, vaid sama sellega läheb edasi. Nii, jõudsime siis Pabloga linnavalitsusse, märkisime sinna, võtsime oma lipiku, ootasime aja ära, andsime dokumendid sisse, siis naine natuke uuris, vaatas, Pablo rääkis talle ära, mis teema on, siis käis naine ära, tuli tagasi, ütles mingi makske siis maks ära, läksin maksu maksma ja siis tuli välja, et peame seda mis iganes linnavalitsuse maksu või mis iganes, maksma 633 eurot. Siin ega see midagi ongi kirjas lihtsalt, mis töökoda see on või mis seal tehakse, on reparatsioon de motos, ehk siis mootorratta töökoda või mootorratta remont. See on 633 eurot, mis tähendab, see on esimene avamine. Mis teema on, millest ma olen ennem ka rääkinud, aga ma ennem ei ole nii kindel, mis asi, mis tal puud oli. Ta ei ole saanud põhimõtteliselt 15 aastaga, ei ole linnavalitsus talle siis seda kinnitust andnud, et see nüüd esimene avamine on tehtud või siuke asi töökojal. Et ta on selle avalduse teinud esimese avamise kohta, aga kuna nemad seal ei leidnud seda kohe üles oma arhiivist, et see oleks nagu esimene avamine tehtud, siis mina peaksin nüüd tegema uue avamise, nagu uuesti töökoja avama, mis maksab 633 euri. Seal võivad tekkida probleemid sellega, mida ma kõige rohkem olen kartnud, et äkki, võib-olla mõtlen sellest räigelt üle, aga see võib tekkida see, et võib-olla sinna ei või enam üldse töökoda avada, et ta on selle 15 aastaga on seadused muutnud, nõudmised ja see on liiga linna südames, äkki nad ütlevad, sinna enam mitte kunagi või ükski mootorratta töökoda avada. Aga me ei maksnud seda maksu ära, sest see tädi seal veel rääkis, et mingi üleskorrusele, ülevalkorrusele mingi teine kontor, teised inimesed, kes seal tegelevad selle teemaga, minge küsige sealt, et äkki nad leiavad, äkki kuskilt saavad kätte selle 15 aasta taguse avalduse, mis selle omanik tegi siis, ja siis saaks lihtsalt omaniku vahetuse teha, et lihtsalt töökoda tuleb minu nimele asjad ja see tuleb palju odavam, ei pea maksma 6 sotti, ma ei tea, palju see omaniku vahetus on, aga odavam. Ja sellega võiks siis ka sellest pääseda, et me ei tule neid lisakontrolle või mingeid lisasiukseid asju, et võib-olla ei või selle avada. Ma arvan, et see on põhimõtteliselt sama teema, kui ma tahtsin sinna ise nullist hakata töökoda tegema, käisime meie linnas siin arhitekti juures, linnavalitsuses, ja tema siis vaatas katastri numbri järgi, et kas sinna võib töökoda teha. Et siin võib niimoodi teha, et kui see on alla 150 ruudune töökoda, siis võib. Müügisaal, mis seal kõrval on, võib-olla kuni 300 ruutu, aga seal on mõlemad 90 ruudused pinnad. Et praegu on see teema siis. Vaatame. Põhimõtteliselt me saimegi nii palju targemaks, et käisime ülevalkorrusel ära, Birgitiga läksime sinna, Pablo pidi tööle minema ja siis ma tõin ta ruttu tagasi, et meil läks kiireks. Ja siis räägiti meile, et seal ongi põhimõtteliselt helistaksime järgmine nädal tagasi, nädala keskel, siis on mingi tüüp tööl, kes on selleks ajaks selle ära vaadanud või ta vaatab siis, kui me helistame, ma sellest täpselt aru ei saanud.
et on mingi teine arhiiv, kus võib olla see dokument või avaldus, et siis nad vaatavad, otsivad sealt. Ja loodetavasti on, kui ei ole, siis vaatame edasi. Praegu las ta olla, praegu ei ole vaja nii palju muretseda. Ja veel, mis igatahes jah, seal siis ka teisel korrusel küsiti, kas meil on see, kas me oleme uurinud selle kohta, et kas seal üldse võib töökoda avada. Aga praegu ongi see, et kuna seal on juba töökoda olemas ja kõik asjad, aga lihtsalt oleks omaniku vahetus vaja teha. Nii et loodan parimat. Nii, järgmiseks. Ega siis ei olnudki. Ennem juba, kui me läksime esimene kord, kui saime Pabloga teada, et 6 sotti on maksta ja meid saadeti sinna üle korrusele, aga me ei saanud minna, siis tagasi teel läksime veel töökojast läbi, rääkisime omanikuga, et näed siuksed asjad, et ei ole, tahavad uuesti avamist teha meil, et uuesti, uut töökoja avamist. Ja palju maksab ja värki, siis tüüp ütles kohe, et kui on vaja, siis teeme 50-50 hinna pooleks selle 633 euri ja pole probleemi, et jumala vastutulelik ja kohe valmis tegema ja aitama ja et ülihea, ikka endiselt ülihea nagu tagasiside, et kõik on super praegu ja ega enam ta nüüd vaevalt hakkab kellelegi teisele seda andma, kui meil need paberid täidetud, kõik ongi nagu millal mina avan, mis lähevad sinna dokumentidesse ja kõik siuksed asjad. Ja siis jah, nüüd ma hüppan jälle sinna aega tagasi, kus me Birgitiga käisime, Daniel oli ka kaasas, läksime sealt siis linnavalitsusest ära, mõtlesin, et kuna jälle me käime töökojast mööda, kui me lähme sinna auto juurde, siis hüppame seal läbi, nad näevad esimest kord töökoja ära ja jah, siis rääkisimegi seal, mis teema on, et nüüd kui lähme tagasi, järgmine nädal, kui saame äkki teada, loodetavasti, et on ainult omaniku vahetus, siis on põhimõtteliselt töökojast läbi, projekt kaasa, ütles, et võtaks selle suure, terve töökoja projekti ja läheks sellega kohe linnavalitsusse, et siis nad hakkavad seda uurima seal. Aga võib-olla, nüüd ongi see, kui nad ei leia seda algusaja avamistaotlust, siis võib-olla ma pean panema me peame arhitektile panema ja arhitekti juures saame teada, kas siis võib sinna töökoda teha või mitte. Mis võib jälle aega võtta, meil siin läks ju kuu aega, et üldse arhitektil aeg saada. Nii, ja siis olime seal töökojas, hüppame jälle, kuidagi käib see jutt edasi-tagasi. Olime seal töökojas, Birgit ja Danieliga näitab meil töökoda, räägib seal kõike. Räägib jälle, näed, mul siin signalisatsioon ja kaamerad, asjad üleval, et kui mina nüüd selle võtan, siis ma pean kindlustuse tegema sinna peale ja kindlustus tahab, et oleks signalisatsioon ja kõik asjad olemas. Rääkis jälle, et viiakse tal neid õlisid sealt ära, vana õli ja kõik asjad, rääkis jälle üle, näitas Birgitile ja niimoodi. Ja siis läksime müügisaali, seal nüüd ütles ka, et alguses see kindel ei olnud, või nad ei olnud veel vist arutanud naisega, aga igatahes nüüd jäävad sinna siis kõik külmkapp, mikroon, arvuti, printer, kõik need asjad jäetakse sisse. Siis rääkis kellega tal mingi telefoni, tal on seal tavaline lauatelefon, et kellega tal need liitumised on, kellega elektriliitumine on, kõik siuksed asjad. Ja siis veel müügisaalis käisime ringi, vaatasime rollereid seal, et ütles, et Kimko ja Sontesega on räägitud, mõlemaga nüüd mingi aeg on lihtsalt vaja kokkusaamine teha, jutustada, tutvuda ja nad on huvitatud ikkagi, et mina müün neid seal, mina olen siis edasi müüa endiselt, või saan müügi õigus endale, siis tulevad kõik garantiitööd mulle, kõik siuksed asjad. Ja siis Kimko teeb neid koolitusi Hihonis, korraldab, ütles, et väga kasulikud koolitused seal, väga palju saab nagu teada mootori kohta ja üleüldiselt nende kohta. Et siis on vaja mul keegi targem Pablo või Birgit ka sinna võtta kuulama, et siuksed asjad. Ja mis veel? Ja siis, see, et on ju rollerid tuuakse koha peale, Sontes ja Kimko toovad need niisama sinna, midagi maksma ei pea. Raha saad siis, kui müüd, on ju, kui palju sa sealt kallimalt seal müüki paned. Ja siis ütles veel seda, et kui mingi pangaga on vaja leping teha või see koostöö, või leping jah, ja mingite asjadega veel, kellega saavad inimesed võtta järelmaksu. Ja kui keegi võtab järelmaksu peale rolleri,
siis pangast saab 8%, pank annab 8% võetud summalt siis mulle vahendustasu. Ehk ma saan müügi pealt raha ja siis ma saan veel, kui järelmaksule võetakse, et nagu üli mõnus. Et siuksed asjad. Ja ega, ma ei tea, rohkem ei olegi, selles mõttes, et kõik asjad nagu liigub. Et nagu töötab ja asjad korras ja nüüd ongi see kõige viimasem asi, mida ma kõige rohkem kardan. Aga ma võib-olla mõtlen lihtsalt üle, sest ma olen ühe korra lihtsalt kuulnud, et meil kõrvalkülas siin ei saa seda ühte töökoda avada, sest linnavalitsus ütles, et liiga linna südames, aga võib-olla on tal siis üle 150 ruudune töökoda seal. Et äkki on ikkagi seal ka see, et kui on alla 150 ruudune töökoda, siis ta võib olla, siis ei ole probleemi. Et üle 150 siis enam ei tohi teha meile siin. Aga müügisaal, kus sa müüd asju, see võib olla kuni 300 ruutu, sest sa ei tee seal lärmi, sul ei ole mingit kahjulikke, õlisid asju, sa ei siukest asja ei ole. Ja seal on mõlemaga idekas, mõlemad on 90 ruutu, pole mingit probleemi. Et jah, praegu on see viimane see, kui nüüd sellega jah öeldakse, et kõik on korras ja saab omanik vahetuse teha, siis on töökod olemas ka, siis ei ole midagi. Et siis teeme siin pea igapäevaselt stream edasi, vaikselt kogume raha, vaatame palju kokku tuleb lõpuks ja siis võtame töökoja endale ära, et jah, igatahes on küsitud ka, et mis plaan, kas plaan B ka on, et kas see on see raha, kui seda kokku ei saa, siis töökoda ei saa. Ei ole, selles mõttes, et ma olen emaga rääkinud, ema saab laenu võtta, siis ta võtab endale mingis summas pangalaenu peale ja siis teeme niimoodi, et tema saab, alguses aitabki, et tema maksab siis seda pangalaenu tagasi, mina saan tegeleda ainult siis töökoja teemade ja üüri asjadega. Et eks peab natuke rohkem võtma, 15 000 on ju see summa, mis läheb ainult töökoja maksmiseks, aga siis on veel vaja igakuiselt üüri maksta, peab natuke rohkem võtma, et oleks mingi pool aastat vähemalt oleks raha olemas, mille eest iga kuu maksta, et ei oleks hull tõmblemine kohe. Ja jah, põhimõtteliselt ongi, et tahaks veel Z1000 maha müüa, sellest võiks mingi 4 tonni saada, see on kõva summa, mis kohe juurde tuleb, mis oleks nagu olemas, et siis peab, mida rohkem raha ise kokku saab, seda parem ja väiksem laen, mida peab võtma. Et plaanid on praegu sellised, et töökoja saame nagu nii, aga lihtsalt ma ikkagi proovin võimalikult suure summa siin kokku ajada, et oleks endal kergem, et ma ongi, kui keegi tuleb töösse mulle, siis ma saan jälle raha kõrvale panna ja siuksed asjad. Et praegu ma küll ei reklaami enam seda, et ma ei taha siin igaks juhuks teha reklaami, et ma siin kuskil enda kodugaraažis remondin rattaid, et võtan praegu rahulikult. Üks ratas on tulemas ja see BMW C1, millest ma olen ammu rääkinud, nüüd äkki, loodetavasti see nädal ta toob selle ära. Et teise on siin vist 2-3 nädalat on lõunad põhjas ja siis läheb alla lõunas tagasi. Et vaatame, kui ta venitab sellega, siis seal on mingid vastikud tööd, mis võtavad aega. Ja eks näis, et need kõik tööd ei olene minust, seal on vaja mingeid asju alumiinium keevitada, siis on vaja tal keevitused otsida, kes keevitab ja ta ütles, et ei tegeleb selle asjaga. Et kõik see hakkab aega võtma. Aga niimoodi on, praegu ongi siis. Ja 15 000 on ju see ainult töökoja teema. Ma olen arvestanud, et tonn kuni 2 tuleb mingi litsentside, maksudele, asjadele. Ma ei tea, palju seda reaalselt võib tulla. Ma lihtsalt võtan mingi siukse, mis ma olen kuskil nagu mingi ChatGPT abi või asjadega kokku löönud. Aga võib-olla kui on omanikuvahetus, siis see tuleb odavam. Et ei tule neid, nagu 6 sotti äkki säästame. Sealt väiksema summa peab maksma lihtsalt omanikuvahetuseks. Ja kõik siuksed asjad. Et vaatame, loodame parimat, et nad ei ütle, et sinna ei saa üldse teha. Peab saama, siis see on lihtsalt nii idekas koht. Ja kõik, kui saab, eks ta peab Burger Kingi ja nende Glovo ja Domino's pizza ka veel rääkima, aga siis on nagu kindlad tööd olemas ja ongi, nagu see on nagu hea koht ka, et ütles ka, et tal on kliente, kes juba uurivad, kas tal on ikka olemas on ju uued inimesed või uus töötaja. Kõik siuksed asjad, et selles mõttes, kui selle saab, siis on super, siis ma ootan kõiki sinna külastama, tulge vaadake töökoda, lähme võtame kohvi või ükskõik mida.
siis või kogu aeg võib siia jutustama tulla mulle töökohta ja vaatama, milline see töökoda siis päriselt on. Ja noh, Mierest ka avastama, et jah, huvitav asi, millegi pärast, kui eile Birgitilt naabri naine uuris, et kas tal mingit kuskil tööle saab tulla, või noh, mingit tööd uuritakse talt. Ja siis ütles, et noh, juunikuuni põhimõtteliselt oleks võimalik. Aga pärast seda siis ma äkki saan töökoja. Ja siis küsis, kuhu saad selle? Ütles Mieresesse. Nojah, see kole org siis. Et ma ei tea, mis kole seal on. Et ütles, et noh, vähelt elate ilusas orus ja töötate koledas orus. Aga pean Pablot küsima, mis seal koledat on. Eile jälle, ma olen 2 tüübilt kuulnud seda. See BMW C1 vend ütles ka, et see on, mulle üldse ei meeldi see Mieres. Aga mis neile selle ei meeldi, ma ei tea. Pean Pablolt küsima, et mis teema sellega on. Sest et, ma ei tea, Mieres ise minu meelest jumala ilus koht. Ja siuke äge, suurem linn ka ja kui meil siin Sotrondio. Aga selles mõttes Sotrondio nii ilus ei ole. Et Mieres on ilusam koht. Aga aitab, 21 minutit. See on siis aitab, millest ma ei oska rohkem midagi rääkida. Arvatavasti sai kõik räägitud, kui ei saanud, siis tulge striimi, küsige seal. Et iga päev ikkagi ma proovin, peaaegu iga päev, noh, nüüd täna laupäeval ma ei tee seda, on ju. Praegu on reede, täna ma teen, aga seda te ei tea. Ja ikka iga päev prooviks siin mõned tunnid kas või niisama jutustama tulla. Et alati meil ikka jututeemat jätkub või siis otsime, kui ma panen tööriided selga, siis otsime, mida teha ka. Et võib-olla vaatamegi, millalgi teeb äkki juba täna õhtul reedel teeme Hondat, võtame küünlad maha, ma ei tea. Võib-olla teeme rahulikult. Aga, mis ma jauran sinna ikka lõppu, tulge striimidesse, vaadake, mis seal toimub, tulge küsimusi, saavad kõik vastused otse laivis, otse eetris ja nii on, selles mõttes, et asjad liiguvad kogu aeg, kõik õnneks toimub. Ei ole nii nagu eelmiste tüüpidega, et me ootasime 2 kuud või 3 kuud. Neil läks juba üle kuu aja lihtsalt selle peale, et nad saaksid meile 5 paberit teha, siis rendileping ja see omaniku vahetusleping. Ja noh, siis ka mingid täiesti jaburad, mingid lühikese ajaga rendileping ja või üürileping, täiesti lamp nagu. Siuke aeg läks sinna raisku ja samal ajal mitte midagi muud teha ei saanud. Et nii on, praegu on hästi ja võib-olla ongi hea, et ei saanud seda, kui nüüd selle saab, mis on 1 miljon korda parem, odavam, seal võimalused tuleviku suhtes on nii palju paremad koos müügisaaliga. Seal on kõik tööriist olemas, ma võtan siit vist ainult käru kaasa endale ja ongi kõik, et muud mul siit vaja pole vedelikuid asjad. Seal on kõik asjad olemas ja veel rohkem, et see on täiesti ebareaalne koht. Aga lõpetame, davai! Küsige, võite all ka küsimusi küsida, eks ma mingis osas vastan neile järgmise nädala osas või midagi. Vaatame siia ka veel korra, ilusad summad, väga kõva, suur aitäh kõigile, et väga kõva. Elari tõmbas end eile siia tippu jälle tagasi. Ta alati proovib, et ei oleks, et siin oleks ilus 0. Eile tegi seda, aga noh, nagu näha, siin tõmmati 0 ära jälle ja või ma ei mäleta, jah, minu meelest oli meil see, et saab siis ilus, jah, meil oligi, nüüd tuli meil 99 euri ja 90 senti vist või midagi sellist, et ennem oli 2589,55, siis ta pani 10,45, et saaks ilusti 0. Ei, tal ei lubata ja nagu näha, siis tal on siin 79 lõpus, sest ta lihtsalt proovib seda kogu aeg 0 viia, aga kaunis. Järgmine nädal vaatame uued summad üle, kes tulevad striimi, näevad seda kõike laivis ja nii ongi. Nii on, nagu meil siin see eluke praegu käib. Aga lõpetame, muidu ma jään siia jutustama nagu iga striim läheb. Ma proovin 1,5 tunniga siuksed väiksemad, lühikesemad osad teha, aga kahjuks alla 3 tunni ei tule. Me venitame ikka 3 tundi ära. Ja nii on. Aga davai! Tšau siis!